selle. Peaks olema tegelikult Karemari see. Karemariga, aga siin on nüüd teine, aga vist ikkagi see läheb sinna Iskesse. On küll Itaalia oma, jah. Sidruni mingi limonaad. Nii, jõudsime siis Procida saarele. Siin me teeme ainult vahepeatuse ja Iskele edasi. Ja jõuamegi Iskija saarele. Me oleme siis oma esimeses ööbimispaigas Casa Nicola. Siin Sant'Angelo ja Iskija saare lõunasas siis. Ilus perenaine koristab seal olla. Siis meie tuba. Vaata, meri paistab siit vahel. Ma läksin juba isi. Oi. Väga armas vaata. Tänane plaan on siis jah, Sorghetto rand, kus peaks olema siis see termaalveed. Et on aastaringselt siin kohalikud käivad, meil just üks hotellipärane rääkisid, me käivad iga pühapäeval talvel ka ujumas, selle varsti näeb siis küll. Suve seal on ja pärast lähme siis kõrgemasse Iskja tippu. Epomeo vist oli või, jah. Ja see, no midagi 700 meetrit oli. Aga siin on jah sellised kaunistused tänavatel. Minu varijad peale. Jõuame Sorghetto randa. Kuigi ilm oli novembri lõpu kohta väga ilus, siis ootasid meid ees ainult mõned rannalised. Siin on jah niimoodi, et siit tuleb, ma ei tea, see on otseses mõttes 100-kraadine vesi. Ja aga praegu on, kuna on sellised lained, et siis tagasi tulles, kui laine läheb tagasi, siis on siuke, ma ei tea, 80 kraadi vesi ja siis sealt tuleb Vahemere vesi, ma arvan, umbes 20 kraadi. Väikselt palast. Tuled tagasi minu kõrval. Soolal on kõik mõnusasti. Isse, kui suva visi praegu tagant. Jah, praegu jah. Nüüd laine tuleb jälle. Aga varsti peaks olema kõige selle mõõna ette, et nii tule laineid juurde. Nüüd äkki nagu läheb siin. Nüüd tuleb jah kohe. Oota, ma nüüd vaatan, kui ta mopsu läheb sinna jube kuum vesi. Ma ei tea, ütleb 70. No 70 ei ole, 60. Elus. Jaapani vann on... Palun see Jaapani vann. Ei, Jaapani vann on 40 on Jaapani vann vist. Aga päris hea tegelikult. Ma olen nii ära harjutanud selle kuumaga edast. No seal veespaas ja niimoodi. No. Kui tegelikult see lõpuks sisse tuleb, siis on hea. Tänak võtab viimast soojast veest. Meiega samal ajal oli rannas huvitav kollektiiv, kes harjutasid ja filmisid vist muusikavideo jaoks.
jätame hüvastisele väga meeldiva rannaga, et matkata iske kõrgemasse tippu Epo Meomägi. Kati Väljapõtt on poest ostnud ja mulle toonud need süüa, aga mina ei ole nii. Ütle kuule, mis sa tõid? Kumkvaadid. Kumkvaadid. Tsitruselised ka. Hulkuvad koerad. Kati läks meile bussipiletid otsima, nüüd ta jookseb seal muidu. Ma ütlesin, et tule ruttu, muidu jääb bussist maha seda. Oi, tubli. Lisaks sellele tõi ka vett. Siis proua käis meil enne üksi söömas, mina ei ole söönud täna. Proua tõi sulle söögi. Knotšid. Knotšid on siin sees mingis mozzarella ja tomati kasvas. Okei. Aga no lähemalt vesi, nüüd elame edasi. Piletid olemas. Buss peaks varsti tulema, siis läheme iske kõrgemat tippu arutama. Põhilised transpordivahendid on siin sellised. Aga me nüüd jõudsime Fontanasse ja siis Monte Epo Meo 3 kilti, siis peaksime kõrgemasse tippu jõudma. Osja, raskelt tuleb. Jube järsk. No klassikaline meie markad. Mopsu, kus ei ole naast, kui sellest peet huvitav praegu. Ma tunnen küll, et on. Ei ole kui sellest. Siin on siuke palju. Natuke minna veel. Natuke veel. Kohe. Ja üleval me olemegi. Juhu! Epo Meo tipus. Epo Meo oli või? Issad ära. Wow! Oh my god. Lahe. Oh my god. See on küll lahe. Oh my god, ära mine muusu. Täiega lahe. Appi kui jõu. Tuleb põlevad. Mopsu metsameid heinetada siin. Siin on päris hirmus. Vaata, see võiks teine koht ka veel. Oh my god. Ei, Mopsu ei lähe. Ei, siin oli kõrval ka üks koht. Kus ei ole mingit kohta? Ei olnud. Siin on midagi. Võtta, ära mine. Palun ära mine. Mopsu, palun. Rahu. Siin on. Tule. Joga nii koha, et ta nii teed olla. Tule koha alla, palun. Oota kohe. Ma ei saa olla enam. Me jõudsime nüüd siis sellest Epo Meost alla. Põlved on täiega valusad. Ja siis... Aga noh, see reis meil läheb niimoodi, et Mopsu käib üksi restoranis. Aga noh, kuna kahekesti on kallis, siis mina olen niisama kuskil see restorani kõrval, väljas. Ja siis Mopsu sööb ära, siuke ilus vaade ja nii. Ja siis, aga heal juhul mulle võetakse kaasa. No nii, mis Mopsust üle jääb? No praegu meil ongi selline ilus idusöök. Näete siin Peroni Itaalia elu. Asu, sina viied mind. No ei ole midagi. Jaa, aga sina oli nõme, et sina lihtsalt ei tundnud jälle. Sina oleksid alla randa lihtsalt. Teasid Mopsu ennast ikkagi hästi. Jaa, aga sina ei nii nõme. Nojah, olin küll natuke. Kui eelmine päev oli väga ilus ilm, siis antud hommikul sadas mõnusalt vihma. Pidime täna lahkuma iskelt, et sõita Capri saarele. Hooja väliselt kahjuks otse 2 saare vahel praamiühendust ei toimu. Seega peab sõitma läbi Napoli. Hotelli perenaine hoiatas meid, et praamid ei välju sellise ilmaga. Otsustasime ikkagi proovida ja sõitsime sadamasse. Kuid läks nii, nagu perenaine mainis. Praamid ei väljunud. Anti lootust järgmiseks päevaks. Võtsime kohe sadamasse hotelli ja otsustasime mööda rannikut Aragonese lossi minna kaema.
nüüd tahaks kindlusesse minna, siis ma ei tea, kuidas. Ümber nurka saab, sest mingi teisest tänavast saab. Okei. No, ta läks ka sealt äärest. See on sealt. Aga jah, niimoodi on. Ilus tänav on. Kõik. Ära uputatud. Kati juba lootus, et siin on kõik kohad kinni, eks vaatanud, oi, et näed, lauad on nagu, oleks nagu klaasid ja taldrikud laua peal, järsku saab süüa, aga no ei, kinni. Selle mõttes on päris turvaline praegu Katiga reisida. Kõik kohad on kinni. Ja siis me peame olema nädad sellistes kohtades vahepeal varjul, sest kogu aeg tuleb mingi selline vihmasagar jälle. Aga siin on iseenesest lahedad vanad postkastid. Sa nägid neid või? Mõnusasti tolmused, aga tõesti väga vanad on see kaardike. See on pesu kuivatamine Itaalia moodi. Väljas ja siis on kile veel ka peal. Aga see oli üks vähesest poodidest, mis on lahti. Alkoholipood näiteks, mis ma ostsin. Meloni likööri. Meloni liköör, aga see oli siuke lahjem, 17 kraadi. Kõral olid siis näiteks Rucola oma oli 28, siis oli Sidrun ja oma oli 30 kraadi. Ma ei saagi aru nagu ühest sarjast, aga ühest sarjast, aga temperatuur selle kraadide vahel oli mega suur. Näe, see ongi iskjal tehtud ka. Et see, iskjal tehtud. Aga me saime 3 väikest pitsikest ja seda ikka pani päris hästi sinna sisse. Ja nüüd on natuke lõbusam kui ennem. Üks auto, mille me näeme siis ka Ukraina lippu. Peaks olema Ukraina lipp, eeldame. Kollane see. Tuulab lapsu. Kuna on siuke rämme torm ja tugev tuul, siis me nägime ennem juba ühte vihmavarju niimoodi. Siis mõtlesime, et noh, et läks katki, kukkus käest ära. Nüüd on järgmine selline lihtsalt. Jõudsime just Kaprile. Kapri see sadam, Iskja sadam mulle meeldis rohkem. Aga oli üsna selline, üsna loksutas see laev ikka nii, et mul oleks ka kergelt. Ühesõnaga meil oli mõlemal üsna paha selle inimesed oksendust laeva peal. Aga nüüd on 10 minutit sellest taevashoidust möödas. Ja no, siin Mopsu ka. Eeli elas üle, nüüd on jälle juba ajab enda sisse. Ja nüüd on selle üleval, selle silla peal on see niisuke köisraudtee, aga ta oli nagu pigem mööda maad äkki ka. Võib-olla siis ei olnud see ka päris nagu tähtsalt. Aga nüüd on jah, meil on hotell on siit sadama seal. Hotell on siit see hotell on külaliste maja, mis iganes. 2,4 pilti, vaatame nüüd. Mopsu ütles, et kui ta nüüd kohe natukene sööb, siis ta võib-olla ei ole nõus minema. Vaatame, kuidas ma sõnnestub. Siin on siis kohalik bussijaam Kapri oma. Ja mõtlesin, ma tulen vaatan, et mis see imebuss on, et mis firma oma on. Näete, Mercedes, uskumata. Ma hakkame nüüd siis Katiga siit ühe üles jala veeretama. Ta ütles, et siin oli muidu Anakapri see bussipeatus. Ma ütlen selle peale, aga bussi pole. Nii. Aga siit see kalju on päris ilus. Aga muidu jah, sealt vasakule, mis jääb, peaks olema juba ikkagi siis Sorrento või noh, ühesõnaga kuskil seal. Et on hästi lähedal ikkagi mandrile jah see. Iske, kus me tulime, see jääb ikkagi nagu, ikkagi jääb eemale nagu mandrist rohkem. No näed, siit hakkame nüüd kuskilt üles pressima. Rühime Katiga üles, aga siin on sellised pullid. Üle Kegurajad on nagu uks, eks ju. Siis läheb üle Kegurada, aga kuhu? Äkki siia saate? Nii ma oleks juba vist ühest kohast mööda põrutanud. Kati vaatab sealt, peame sealne väiksesse kohta minema. Uhke villa, siin niimoodi mere ääres. Ma ei tea, kas siin on siis väike privaatrannake. Me rühime ikka hotelli poole, nüüd peame sellisest trepist üles. Mega järsk kalju on ees. Ei tea, kes sihukest sein on enne ees olnud. Aga näitan.
selline siin. et need meetriks tood üsna ujult maha, kogu aeg on selline üles minek. Üles. Ma ei tea, kas meil hotell on see päris mäe tipus. Võtsime enne maast Tammetaru laadse. Ma vaatan, aga nüüd ta vaatab, et see kasvab siukse puu küljes, mis nagu ei ole üldse tammelehe moodi. Ma ei tea, väga imelik. ei ole nagu tammelehe. Me ei teagi, mis see on. Aga väga lahe. Siin on siuke väike nartsissika seina sees. Mopsu läheb oma reisikotiga siit üles. Ma ei tea, enam vist jääme siia. Natuke minna. Ühesõnaga me hakkasime alt tulema ja ma tegin nalja, et sein on ees, et huvita, kas me lähme et meie hotell on seal mäe otsas ja tuleb välja, et ongi. Oma suurte kottidega tulime sealt alt üles, muidu oleks saanud, tulime siit sillalt läbi ja oleks saanud muidu siit edasi minna. Aga seal oli praegu tee kinni, peame siis minema. See on mingi parim koht või midagi. Peame minema mööda seda. Üks tuleb rahtekalt. Ma mingi vennikama selle. Jätkuvalt vees suu seal taga. Hooaja väliselt on jah see miinus, et 5 on praktiliselt pime. Päev on juba lühikene, aga muidu jah, Iske saar, kus me siis eile olime 3 ööd. Minu lemmiksaar. Ei, siin on ka omamoodi, aga ta on teistsugune. Et jah, paistab ilusti sealt. Ja siit on nüüd Iskest veel parem vaade. Meie poolt paremale vaadates peaks olema see kindlus, mida me eile käisime tormiga vaatamas. Aga jah, kahjuks hakkab pimedaks minema, aga vesi on ilus siin, nagu Sardiinias oli ka selline hästi. No Sardiin on muidugi eemal siit, aga sinine hästi. Üsna selline roomamis. Radan siin selle ühes kohas puu ka teele vajun. Ma ütlesin, ma lähen sealt mööda kaljut, ma ütlesin, et ei, vähene soksi siia eest ära. Et siin on selline värk. Üsna madal. Siin on jah sellised karaamilised plaadid, nagu oleks mingi raamatu kujul. On siis nii lindude või loomade kui taimede kohta. No nii, järgmine hommik jälle. Nagu ma ütlesin, et siis on terav tipp on keset mäge ja siis keset saart. Ühel poole paistab päike, teisel poole paista. Nii ta siia allapoole nüüd vähe paistab. Aga jah, lõpuks vist leidsime, kõrvalt läheb ka selline, sa saad nagu kõis, mitte raudtee, aga chairlift nagu tool raudtee või. Ja kas on, aga mõtlesime, et otsustasime vähemalt jala minna üles, et võib-olla siis sealt alla. Aga Monte Salaro on siis Kapri kõige kõrgem tipp. Vaatame, kas leiame üles. 589 meetrit. Okei, 589 meetrit. Nüüd pandi ongi püsti läheb. See tool tõstuks siis tööle. Üks läheb see püsti. Jaimnes läheb all, jah. Et pandi tool tõstub tööle 9:30 me hakkasime alt tulema, siis veel ei töötanud. Aga meie rada läheb siit. See on pink. Kui ilus mägi on ees seal. On päris kena. Märgid vahepeal siin. Ikka mingi Jeesuse risti kandmisega seos. Tundub, et ikkagi väga usklik rahvas siin igat pidi. Monte Salaro on seal, eks. Sealt tuleb see tool tõstuk. Aga siin on kõrval ka siuke väike, ma ei teagi, kas siin on ka eraldi võib-olla mingi tipu nimi, aga mõtlesin, võtame siis siit kõrvalt. Teised käivad 5000 peal Mont Blanc'e, mis on, meil on sellised 500-sed. Tipus on siuke rist jälle.
kui paistab, siis taga on Isk ja seal on Protsida, seal on juba Manner, siis seal on, laevad tulevad, Vesuv, vast ikka jõuame sinna ka, kui me täna siit ära saame, saame. Ja siis Sorrento, jah, Sorrento on seal nüüd siis seal kuskil Lahesopis ja nuka taga seal. Ja sinna pole juba mõeldi. Ja Mahline see nuka taga. Aga nüüd me natuke veel sinna tõusta, siis me saame kõige kõrgemasse tüppu siit Kaprilt. Ei, päris ilus on see. No me oleme siis nüüd Monte Salaro tipus. Siin on selline päris mingi söögivärk vist pakutakse. Vähemasti uue. Mõned turistid on seal lisaks meile ikkagi veel. Aga jah, vaated on muidugi ilusad. Väiksed kitsed ka seal. Lähedalt neid palju nüüd kitsel vees. Kitsed võtavad päikest. Vaata, kui mõnus neil siin on päikese käes. Niimoodi sellist. Esialgse plaani järgi pidime veetma Kapril 2 ööd, kuid kuna Iskele jäime 1 lisapäevaks kinni, siis veetsime Kapril ainult 1 öö. Läksime sama treppimad alla, kus kohast eelmine päev üles ronisime. Laskumisel said mul põlved kõvasti rohkem vatti kui üles ronimisel. Kapri oleks tegelikult väärinud kindlasti rohkem tähelepanu. No nii, lahkume siis Kaprist. Saime kõvasti vintsutusi praegu trepist alla tulles, jalade täitsa läbi. Praegu lähme siis NLG-ga. Ja Mopsu näitame valgeid Kapri-pükse. Mopsul on spetsiaalselt valgeid Kapri-pükse. Kott on suurem kui Mopsu ise tead. Mopsu just ütles, et siin me nagu ühistransporti ei kasutanud. Me lihtsalt oma kottidega ronisime sinna mäe otsa. Ja täna siis mäe otsast alla, aga ei seal. Alla oli ikka väga kiiresti. Ja kiiresti, aga mul oli väga raske alla saada, et üldse võttis nagu täitsa läbi. Siin on siis see Karemaari oma, millega muidu me oleme siin. Me hakkame nüüd Sorrentosse jõudma. Oleme lõpuks siis Mandri Itaalial tagasi. Saarte trip saab läbi. Me oleme nüüd siis Sorrentos ja otsustasime ikkagi vähemalt 9 siia jääda. Ega me väga enam palju aega pole jäänud. Otsime hotelli praegu. Räägime ikka kuskil müüvad küpseid kosta neid ka. Muidu tänaval vaata müüakse neid suuri. Okay. No nii, jõudsime oma Sorrento hotelli. Esimest korda võiks öelda, et see on otseses mõttes hotelli. Üsna luksuslik on. Aga kahjuks 2 ööd vist ikkagi olla ei saa. Peab hakkama ikka tõmblema homme edasi kuskil vaadata, kus ööbimiskohas, kus ilus aed on siin. Mopsul on Kapri-püksid. Mine võtsid. Aga jah, selline terrassiga. 3 inimese oma tegelikult. Siin on siis valmis tuba. Kõik on hästi maitsekas. Kõik on hästi maitsekas. Hästi maitsekas. Hästi vahedalt need veets või duširuumi ja selle on need kivid on
Siine tuli jälle mulle taha. Aga ühesõnaga kõike näed tõesti väga selge maitsekas. Nii, ja siis on siin ees veel selline, kui oleks kolmas selline, siis oleks mõne muidugi selle diivani peale labustanud siin. Natukene pime ka, aga midagi jääb peale ikka. Ühesõnaga uhke värk on siin. Väljast ka veel korraks. Meie oleme siis siin, selles boksis. Aga selline lahe. Ta on järsku siin või? Tegelikult ka või? Sidrunipuu. No sidrunid on ikka päris või? Siin taga on ka päris puu. Ja siin päriselt nagu vaata putsatavad need. Kus on mandariinid või? Vaata siin putsatavad ka mandariinid. Huvita, kas võib maast vahe võtta? Rongi jälle. Võib-olla võtame maast ja mandariini pärast sealt. Sinna ei saa. See on kinni, aga ma lihtsalt näitan, et siin on veel... Aga mingid suvetoad järsku sellist või? Aga jah, kuna hooaega ei ole, siis on ka siin ilus väike basseinika nurgas. Sa vaatasid, kuidas apelsini täis või? Siin on mandariin. Kusjuures ilusad tunduvad täitsa valmis, oranžid kõik. No Kati võtad või? Ja ma arvan, läheb muidu lihtsalt nädanema. Nii, Kati nopib mandariini puhul. Kati, ma ei tea, kas seda tasub võtta või? Saab vist küll võtta. Aga kaasa ole mõtet võtta või? Kaasa ei ole mõtet võtta. Võtab pärast selle siis. Ma võtan selle üldis. Ja sidruni puuga kopsa. Aga tõesti mandariin täitsa valmis. Oranžid täiega. Sa vaatad, kus see sidruni puu on. Selle tormiga järsku siis. Aga see torm oli igal pool, vaata. Nii oksa sellest ära võtta. Sidrunid on ka ulme täis. Lõhnavad koitud või? Mitte väga. Tänav on üsna mürarikas ja rong läheb kuskilt samast tulevalt kuskil. Täna on küljes banaan ananassi. Ongi või? Jaa. Sõinime nüüd jah sellest... Moksu, pistaks käe läbi pista. Jaa, aga nüüd ei ole valmis ju. Pambis tänava ääres vaata võrgu taga niimoodi. Mäed on taustal lahedad. Me jõudsime ühele objekti juurde. Mingi vana veski päris sügaval all niimoodi. Keset linna selline asi siin. Et tundub, et me oleme nüüd siin Sorrento keskväljak või midagi sellist. Jõulukuusk plastmassist. Päris pikk tänav, siuke otse sirgelt läheb. Ma võtsin ühe kompaktit ka. 2 muidu oli 3 ma nägin enne kuskil. Okay. Nii, näita, mis kotis on. Köögiletikku võtsin. Kodus on hea kasutada, tead. Mis mul Sorrento silme all. Näita, et seda õiget pidi on ta või? No on hea, siin all on see Sorrento. See oli hea praktilise köögiletikku ostas. Egiptimaal on tehtud. Kuule, lähme pimedaks. Kohati ma nende maitsest aru ei saanud. Päike paistab ilusti sinna mäe peale või selle ranniku peale. Ja seal taga on veel suuv on. No nii, reede hommik ja siis nüüd me oleme siin kuskil väikses raudteejaamas. Sant Angelo. Me peaksime ühe jupi nüüd sõitma siis rongiga, et saada järgmisse kohta, kus siis ümber istuda bussiga, et saada Jumalate rada, mingi selline matkarada, et sinna kohale jõuda.
ühistranspordiga jah, selles mõttes Google Maps nagu näitab, et aga ikka ümberistumised ja nii edasi. Leist ära, äärest ära. Ta pidi kehvatama korra. Läheb peale või? Rongisõidu ajal tuli mõte, et järsku sõidame Vesuvini välja ja käime seal tipus ära. Me ei läinud plaanitud peatuses maha. See idee jäi ikkagi lõpuks katki. Sellegipoolest külastasime plaaniväliselt Pompeid. Kui me lõpuks jõudsime Castellamare di Stabia linna, et ümber istuda bussi peale, siis ei läinud meil see nii libedalt. Ei leidnud õiget bussipeatust kohe ülesse. Aega läks ja Kati hakkas juba lootust kaotama, kuid lõpuks me õige bussi peal olime, et sõita jumalate matkaraja algusesse. Nüüd jõudsime lõpuks siis Pomerana külla, kus peaks siis jumalate tee pihta hakkama. Do you have any map or you just... No, Google Maps. Google Maps, okay. That's right. Ja nüüd nägi, siit peaks see matk pihta hakkama. Aga Kati nägi siin neid, tõesti väga uhked suured kiivid on. Väga suured. Tegi sõrmad lahti. Meil on, kuna aega on nii vähe, et kardame, et läheb varsti minekaks, no mitte karda, aga läheb. Siis käib see oda mingi pool joosted. Edasi kannalad. Ma küsin, kas Kapri jääb siis sinnapoolele? Kapri, ma arvan küll. Võtad sulle pildista siit üle aia. Opsu, siina vaata otsu. Vaata, kuidas see seal otsib. Otsib. Punane tähistab vist seda matana. Jaa, vist küll. Ära vaata sinna. Optsionid on natukene hirmul. Aga saad hakkama või? Ma pean siia poole vaata. Vaata, kui järgsi... Ei, ära mine, Mopsu, palun ära mine. Ei, me peame minema, jah. Ei, no sina ära sinna poole kõnni. On küll, väga vastika. Ei lähe, nii, Mopsu. Rahu. Siin lähebki see tee, vaata. Kadi on seda teed mõõda sõitnud suure tõenäoliselt. On ma pea ringi. Ei ole. Oih. Mina kardan. Ta ei ole nii hull. Noh, kitse. Oota, ma kiikan siia. Kitse. Ma ei tea, kas näha on, aga seal on üks eeslipoiss ja seda kasutatakse siis arvatavasti siin mingite asjade ehituse nende talvete vedamiseks. Ei ole eesel. No Mops ütleb, et on koer. No pärast kui video pealt tuvastame siis ikkagi. Aga ei, lahedad vaata, et rannik on siin samas all kohe. Eelviimane päev, siis homme lendame ära. Jõudsime nüüd Sorrento raudteejaama. Ja vaata, mõksid kondoomikesed me olema. Kuule, lähme platvorm 3. Sest et ilm on... Kuule, minge järgi. Sadune. Ja nüüd me teeme ikka sajad veel, aga enam-vähem kõige padustame. Oota. Ja rong on seal kuskil. Viskas. Oota, mida me olime?
kolmapäevast. esmaspäevast ei ole pühapäevast kolmapäevani. pühapäevast kolmapäevani. laupäeval selline asi. kell on 4 läbi öösel, Lena hommikul. Jõudsime siis siia lennujaama. Hakkab läbi saama.